oled ennast korda pannud ja pastor on riides, senikaua me võime laulda ise kõik koos ja tänada Jumalat, et saime osa nii võimsast asjast, mis tegelikult täna sündis. Tänu Issandale. Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma tõstan oma silmad Golgata mäel, ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma tõstan oma silmad Golgata mäel, ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Tõstan oma silmad Golgata mäel, ma tõstan oma silmad ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinule. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Sul laulan, kallis päästja, sind tänan südamest. Tänu sulle, Jeesus. Isa taevas, me täname veel kord sinu püha ligiolu eest siin selles paigas. Las see sõna kõnetada täna inimesi ja ma tänan, et sinu sõnal on võimekus, kindel eesmärk teha elava Jumala töö igaühe meie sees. Amen. Võtame istet, palun, meie ristitavad kogunevad veel, aga suur tänu Margitele, see oli nii hea. Mu tänane sõnum, tegelikult, ma ei tea, kas sina mikrojutlusi palju kuulad, mina püüan ühe mikrojutlusega hakkama saada. Ma ei tea, kas mul see õnnestub, ei luba midagi väga tarka, aga hakkame pihta. Matteuse 28 peatükk, 2-9 salm. Ja ennäe,
sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud nõnda, nagu ta ütles. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti ja öelge tema jüngrit, et ta on üles äratatud surnust. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juures kiiresti, kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja näe, Jeesus tuli ise neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalge ümber kinni ja kummardasid teda. Ma ei saa üle ega ümber sellest, mind haaras selle loo juures seda. Oled sa kunagi mõelnud sellise nurga alt, kui sa oled usus olnud natukene kauem, et miks Jeesus siis tuli? Mina mõtleks, kui mina teeks seda lugu, mina teeks selle efekti selliselt, et siis kui naised on seal, mina pistaks ka Jeesuse asemel vaikselt pea sisse, et otsime koos Jeesust. Aga ometigi, kui sa loed seda lugu, sa näed, et Jeesus ei teinud nii. Hoopis ingel tuleb. Ja sa võid mõelda, et miks nii kummalised see lugu läheb, ehkki see on nii-öelda vahepõige, aga kui me inimestena loeme seda täna, siis meil tekivad erinevad mõtted, erinevad sellised pildid, kas ajaloost või mingist muust kontekstist lähtuvad, kuidas see võis välja näha, aga ometigi see kõik oli päris. Kui me räägime sellest, et Jumala plaan läheb täide, siis on hea vaadata seda tagasi, et natukene ristile tagasi vaadates lapsed vist läksid või lähevad, ei läinud, ei tea. Osad lähevad, väga hea. Siis need, kes tulid, seal on veel mõned saavad minna. Kui me astume sammu tagasi ja vaatame korra risti suunas, siis me näeme esiteks seda, et tegelikult kurjus tegi oma parima, et takistada Jumala plaani täideminekut, aga ta ei saanud sellega hakkama. Luba öelda, see on üks printsiip, mis kehtib ka täna. Kui küsida inimestelt, siis paljud tunnistavad ja kogevad seda, et tead, kui mina otsustasin teha Jumala plaani mööda, siis selline, me kasutame neid mahlakad sõnu, et põrgu läks lahti. Ma ei tea, ma ei ole põrgus olnud, ma ei tea, kas päris nii olla asi läheb lahti inimeste eludes. Aga kindel on see, et asjad hakkavad juhtuma, me ütleme lihtsamalt maakeeles. Asjad hakkavad juhtuma ja see printsiip on sama, et takistatakse Jumala plaani täideminekut ja loomulikult, ega siis hingevaenlane ei tule saba ja sarvedega, vaid ikka mõtete või inimeste läbi ja see on üks mõttekoht, mida meie selles ülestõusmissündmuse valguses võime vaadata ja mõista, et pimedus alati on tahtnud ja tahab takistada pimeduse tööd. Aga seal on minu jaoks sellised huvitavad komponendid selles ülestõusmisloos. Näiteks valvurid pandi valvama hauda. Ma mõtlesin korra sellele. Äkki olid need samad sõdurid, kes olid ristilöömise juures. Nad mõtlesid, et midagi äkki seal sünnib või ei ole, ma ei tea, ajalugu ei kinnita, ei lükka ümber, aga see võib täiesti reaalselt olla, et ka need samad sõdurid, kes seal ristilöömise juures teotasid teda, need mõtlesid, et tahaks ka sellest osa olla. Aga mida võiks öelda meile see lihtne asi, et valvurid pandi valvama hauda? Minule räägib see sellest, et see näitab inimese mõtteviisi piiratust. Jah, see on igati okei tulla, sest naistel lähebki natuke rohkem aega kui meestel. See on igati okei. Aga see, et valvurid pandi hauda valvama, minule näitab see inimliku mõtteviisi piiratust ja rumalust selles kontekstis, nagu saaks füüsilise jõuga vaimse meelevalla vastu
Oled sa näinud inimesi, kes kogu aeg ajavad selle asja segimini, nad püüavad füüsiliste vahenditega lahendada vaimseid asju ja ma pean sulle ütlema, et unistuste maailmas see võib töötada, aga päriselus see ei tööta. Sa võid noogutada või raputada pead, aga see on nii. Inimesed ikka veel, tead, see on kummaline, aasta on 2025, mitte midagi ei ole muutu. Ikka me ühiskond on täis inimesi, kes püüavad füüsilise jõuga või füüsiliste viisidega lahendada vaimseid asju, see ei tööta. Samas järgmine komponent, mida ma näen selles loos, on see, et kivi pandi hauakambrile ette ja see oli üsna raske kivi. Ma igaks juhult Margitit, kes on Iisraeli asjadega väga kursis ja elanud seal, küsisin, et ja muidugi tema võiks neid kombe taustu veel pikalt lahti seletada, aga siis peaks eraldi kõne tegema, aga seal on oma sümbol selles. Ma vaatasin jälle, elame kihvtis ajas, kus chat aitab. Kui muud ajaloolised andmed ei andnud kohe kätte seda, siis ütlen ausalt, ka chat aitas. Aga chat pakkus välja, et see oli 1,5 kuni 2 tonni. Muidugi meil ei ole võimalust kaaluda, ajaloost tagasi minna, aga kui sellised andmed kuskilt esile tulevad, siis lähtuvalt kommetest ja taustadest me saime aru, et ta enam-vähem on. Ja jälle, see on jälle inimeste püüdlus takistada füüsilise vahendiga teatud raskusega vaimse asja esile tulekut. See ei tööta. Ja selle mittemõistmine minu arust toob segadust inimeste ellu ka tänases ajas. Jumal, luba öelda, ei allu füüsikale. Tema lõi selle. Meie ühiskond, jumalatu ühiskond püüab seda kogu aeg vastupidi keerata, et füüsika kinnitab, vastupidi, Jumal lõi füüsika ja meie avastame, kuidas see kõik toimib. Lihtne näide, ma käisin üks Hugh Cross on ta nimi, täheteadlane. Tema ütleb, on 32, vähemalt 32, ma võin numbritega natukene eksida, see võib ka suurem olla. Tema ütles nii, et on 32 teaduslikku põhjust, mis ütleb, et see planeet Maa on täiesti erakordne koht universumis. Kui seda natukene kõrvalkallet teha, natukene, siin on selline kaos, et see rohepööre on tühi asi, mida siin meile maalitakse, või mingi muus võtmes tuumasõda. Kui natukene sellelt kursit, ja seda ei saa inimene teha, see, et sa põletad ühe oksa tulegas ära, no see planeet Maad tead ei liiguta. Meil on ikka mõnel inimesel puudu, kes usub seda sellises võtmes, aga üks on selge. Jumal ei allu füüsikale, tema lõi selle füüsika. Ja see on täitsa naljakas minu jaoks, kui sa vaatad jälle päris elu, kuidas inimesed tänapäeval sellest püüavad lähtuda. Ja näited meie ümber on piisavalt, aga ma tooks ühe lihtsa piibli näite. Mõtle, kui Jeesus vabastas ühe inimese, kes oli vaimselt seotud, siis inimeste lahendused olid tead millised. Tolles ajas, ahelad olid tema ümber. Ja ometigi selle vaimse jõuga ta rebis need ahelad pidevalt lahti. Ja vaata, see on meie tänase ühiskonna konflikt. Võib-olla täna sa ütleks, et läheks psühhoteraapiasse. Kallis on, aga kui olukord hull lähen. Aga tihti see ei tööta ja ma ei ütle, et sealt ei ole üldse võimalik abi saada. Aga see, kuidas Jeesus vabastas inimesi, oli täiesti teistsugune. Ta ei pakkunud välist lahendust, vaid sisemist, vaimset lahendust. Ja vaata, see on see koht, kus kaine inimesena ma peaks ütlema, sa peaks mõtlema sellele ja selliselt lähenema. Nüüd, kui edasi vaadata, ülestõusmis ja ristisurma vahelist aega, siis me näeme seda, et seal on mitte mingit ruumi sellise inimlikule lootust. Tead, on ka inimlikku lootust. Et kunagi juhtub minu elus seda, aastad lähevad, ega keegi ei keela sul unistada. See on täiesti maksuvaba, seda ei ole veel Eesti Vabariigis maksustatud. Sa võid unistada ja ma ei tea, mis iganes, kui sa oled väga noor, et sa oled miljonäriks või mingis muuks iseenesest pole ka keelatud. Aga inimlik lootus ja Jumala lootus on täiesti erinevad asjad. Jumal ei raja oma plaane sellele alusele. See on kindel. Tema alustas ammu ennem aega oma plaanide täide viimist ja nii nagu ikka öeldakse, et Jumala veskid on aeglased, aga väga täpsed ja väga kindlad jahvatavad, siis see on ka täna. Kui sa vaatad ülestõusmis sündmust, siis seal inimlikule võimekusele ei olnud mitte mingit ruumi.
See ei olnud üldse inimeste meelevallas, mina ütleks. Oled sa näinud ja mõelnud sellele, et inimese meelevallast pole kedagi üles äratada, sest millegipärast aeg-ajalt see ikka tuleb esile kuskil. Ma mõtlesin just, et ma ei ole käinud kalmistul, kas näiteks üle 5 aua on, see tõusis üles, tühi koht on. Ei, kõik, kes on lahkunud, need on kindlalt oma koha peal, keegi, isegi kui ta tahaks, ta ei saa jalga lasta, sest on Jumala poolt paika pandud vaimsed meelevalla seadused. Ja ainult Jeesus oli see, kes sai seda eirata ja ta ütles ka seda ette näiteks oma jüngritele. Ta ütles, kuid oma pärast üles äratamist ma lähen teie eele Galileasse. Ta teadis seda. See on mingi üllatus talle. Küll oli jüngritele üllatus, et vau, Jumala plaan läkski täide. Jeesus ütles, kui see läheb, seal ei ole mingit võimalust, et Jumala plaan ei lähe täide. Ja see läks. On üks printsiip, mida ma tahaks täna selles ülestõusmispühas sinuga jätta, mida sa võiks mõelda edasi oma elus. Ja see printsiip on selline. Isa Jumal ütles Jeesuse läbi, oma poja läbi, pidevalt sellesse maailma teatud kindlat sõnu. Ja vaata, Jumala sõnadega on üks huvitav asi. Nendes on võimekus minna täide lahus olukordadest. Ükskõik kui hull või kui võimatu on, kui sa ütled, et minu elus see juhtu kunagi. Alles hiljaaegu olin ühe naisterahvaga koos, kes oli abielus, ja tema elus oli selline, et tema ütles Jumalale, et on seda kuskil tunnistada, et kunagi ei saa lapsi vist. Tänaseks tal on laps ja see on võrratu ime, nii et Jumal kõneleb oma sõna läbi ja alati on midagi ennem on see printsiip. Näiteks, Jeesus ütles Peetrusele teatud isiklikke sõnu, mida ka kellegile teisele ei öelnud. Ja mina mõtlen, mis oleks juhtunud, kui Peetrus oleks öeldud, jah, Jumal, Jeesus, sa ütlesid need sõnad, et ma salgan sind 3 korda, anna mulle armu ja väge läbi minna. Tema sisemine, vaimne olemine oleks täiesti teistsugune. Kui see, et ta otsis kohta, kuhu peita, soojendas võõra tule juures ja kõik muu selline komplekt. Ja see, mida ma täna tahaks väga lühidalt sulle öelda, on see, et püüa kinni see, mida Jumal on sinu ellu ütlemaas või ütelnud. See ei kaota kehtivust, see ei ole nii nagu füüsilise toiduainega, et pool aastat läinud, viska minema, see läks vanaks. Ei, Jumala rääkimisega ei ole nii. Mis iganes sul täna tundub, kui Jumal on selle taga, see läheb täide. Paar mõtet veel siia juurde, aeg läheb ruttu. Mul peab ikkagi mikrojutlus olema. Üks ingel, meie ette tuuakse üks huvitav lugu. Ma olen jälle mõtlesin, et miks ingel pidi tulema? Jeesus oleks võinud kohe tulla ju. Temal ei ole takistud, mis see loogika on. Aga kui sa loed piiblit, alati on üks vaimne loogika, ka isegi siis, kui sina seda ei näe. Jumalal on see olemas ja siis on vaja lihtsalt paluda, et Jumal, aita mul mõista, mis on sinu loogika. Sest kui sa loed piiblit pinnapealselt, sa ei leia mitte midagi üles. See on nagu, kõrbes öeldakse, et seal elavad need subkultuurid. Sa lähed kohale, vaatad, kuule, siin on liim, mitte midagi ela. Tulevad tüübid labi taga, ütled, kuule, see elab ja siis mõtled, ma ei teadnud midagi. Aga selle ingli läbi tuuakse meie ette üks vaimne reaalsus. Ja ma loodan, et sa ei kujuta inglit sellise väikse paksuga tegelase, kel on see vibu või mis amb või mis iganes käes. Aga kui sa loed seda lugu, märka seda. Üks ingel põhjustas Jumala plaani täidemineku. Ja huvitav on see, et ingel oli täiesti teadlik toimuvast. Ta ei olnud selline zombi, et mina olen Robert, vabandust, kui see nimi Robert on, aga ta oli täiesti teadlik, ta teadis, mida Jumal teeb. Ja võib-olla sa mõtled, miks ma seda räägin. Tänases maailmas nii paljud otsivad seda sellist sidet ingliga, üleloomulikkuse. Ja minu arust siin on väga hea alus meile, mida järgida, et kas on, teatavasti vaimses maailmas on ka fake-tegelasi olemas, kes imiteerivad. Aga kui mina loen seda lugu, siis mina näen, esiteks, ingel tunnistas risti löödud Jeesust Kristust. Ta teadis Jumala plaanist, ta teadis ülestõusmisest, ta teadis Jeesuse poolt öeldud, ehk tegelikult ta tsiteeris pühakirja. Nii et kui sa mõtled, et milline on ingel, see avardab sinu arusaamist väga tugevalt. Huvitav oli see, et inglil oli vaimulik haridus. Nüüd sa mõtled, mis koolis tema õppis, ma ei tea, aga tead,
Miks ma seda tean? Sellepärast, et ta teadis neid vaimulikke tõsiasja, mida tänapäeval paljud, kellel on haridas, ei tea. Nad on vaimulikult täiesti harimata. Ta on, ütleme, tänapäeva mõistes sa nagu, kui sa kohtad inimest, kes ei oska kirjutada, siis sa tunned talle kaasa. On. Äkki võib-olla sina oled siuke, et sa mõtled, et tegelikult ka ausal on ma vaimulikult täitsa harimata. Ma olen nagu peaaegu kirju oskamatu. Siis ülestõusmis sõnumi sees sa võid ennast harida, kurssi viia sellega, mida Jumal tegi ja mis ülestõusmise sees on kättesaadav. Huvitav on see, et sündis täpselt nii, nagu ingel ütles. Sest, ja see point on see minu jaoks, Jumala poolt tuleb alati selge sõnum. Oletust ei ole ruumi. Ja mind üllatab, kui paljud inimesed vaimsete asjade suhtes annavad nagu ruumi oletustele, et äkki Jumal teeb nii või äkki. Kui sul on selline hoiak, siis tule tagasi, ütle, et Jumal, sinu asjad on selged. Ma tahan selget juhtimist ja kui sa just, isegi kui elevant on sulle kõrval astunud, ta astub ära ja sa kuuled, sest Jumal võib seda teha. Ja sündi siin, nagu öeldi, ehk teise sõnu on olemas reaalsuse kontroll. Jumala teod, ka ülestõusmine on alati läbikatsutavad. Nii nagu Josh McDowell, kes noore juristi tudengiga otsustas tõestada ja näidata kristlastele, et need usuvad mingit udu, viis väheseid mehi, kes viitsis ennast faktidena kooskõlla viia ja tulemus oli see, et tast sai kristlane. Ta ütleb, et faktid ei valeta. Aga see on see, kuidas Jumal on teinud, et seda on täiesti reaalsuse kontroll olemas. Nii et ma loodan, et sinu lugu on ka enam-vähem selle pool, et sa oled reaalsuse kontrolli läbi teinud. Täna ristitakse ja kogudusega liidetakse samuti mitmeid inimesi. See on Jeesuse ülestõusmise tunnistus tegelikult. Jeesus on üles tõusnud, nende elud on muudetud ja see on sama, see kuulub samasse kategooriasse selle ülestõusmislooga, sest elav Jeesus muudab ja on muutnud inimeste elusid. Paar punkti veel ja siis ma saan oma päris mikroütlusega ei saa hakkama, aga enam-vähem saan. Seal olid märksõna, olge rõõmsad. Rõõmus olemine on kristlase olemus. Sest Jeesus on üles tõusnud ja sa tead, kelle käes on meelevald. Ka meie kultuuri kontekstis on nii palju lugusid, kus inimesed kannatasid Kristuse pärast ja uskumise pärast, näiteks nõukaajal neid viidi vangilaagrisse, aga tead, nad tulid rõõmuga kokku, nad tähistasid rõõmuga Jeesuse üles tõusmist, ehk see rõõm isegi rasked olukorrad ei lämmata seda rõõmu ja ma tean, millest ma räägin. Ma tean, et sa võid raskes olukorras olla täpselt jätkuvalt sama rõõmus nagu heas olukorras, sest sinu rõõm ei lähtu olukordadest, vaid sellest, kelle käes on meelevald, et Jeesus on üles tõusnud ja temal on meelevald ja vägi. Ja jüngritel oli selge ka see küsimus, mida väga paljud vahest ei viitsi mõelda, aga jüngritel oli väga selge, keda kummardama, või naistel ütleme täpsemalt. Seal ei olnud vaja koolitust, et see on selline südame asi ja kas peaks või peaks tegema. Sest ma usun, Jeesuse olemus oli täiesti teistsugune. Sealt kiirgas midagi, mis kutsus kummardama. Nad nägid Jumala aupaistet ja ülestõusmises on ka see koht, kus me võiks näha selgelt seda, et keda kummardada, sest kui sa seda otsust ei tee, siis sa hakkad mingit puuslikku kummardama, veel hullem, kui sa hakkad mingit paberilehte, mis täna on väärtust, homme ei ole väärtust, aga midagi meie sees otsib seda ruumi sellele kummardusele ja kui sa ei ole mõistnud seda, et Jeesus Kristus üles tõusnuna on väärt seda, et kummardada, siis mingi tühjus jääb ikka sinu sisse ja seda ei peaks ju olema meie elus. Nii et tänase ülestõusmis pühapäeva sõnum on väga selge. Jumala plaan läheb täide. Amen. Aga siin võtakski jutluse kokku. Nii lihtsalt see käibki. Aga nüüd, meil on eesõigus paluda õnnistust ristitavatele ja neile, kes astuvad koguduse liikmeks, samal ajal kui nad tulevad, tulge siia ette. Ei hakka eraldi kohe nimepidi ütlema, kõik teavad, kes, kes need inimesed on ise. Ja tulge siia ette.
ja samal ajal ma natukene räägin, no nii, veerand kogudust tuleb ette. Aga see on see, mis Jeesus teeb, just, tulge, aga ja ma räägin paar mõtet siia juurde, mis sünnib. Kuuluda kogudusse on üks järgmistest olulistest otsustest, mida inimene teeb. Keegi küsis mult väga ilusti, et mis sellega kaasneb. Kaasneb paar lihtsat asja, mida mina ütleks, mis on olulised. Esiteks kaasneb see, et peale seda otsust sinu elu üle on üks vaimne kate, mida Jumal on seadnud koguduse sisse. See ei ole nii, nagu füüsiliselt sa tunned, aga nii, nagu me nägime, see ingel oli väga reaalne ja vaimne meelevald ja kaitse on täpselt sama reaalne nagu füüsilised asjad, mida me jätkuvalt näeme. Teine asi, igas koguduses on, ma ütleks niimoodi, vaimne vereringe. Nii nagu sa võid vaadata oma kätt, no sa ei näe, kuidas veri käib ringi, aga ta käib ringi. Ja igas koguduses on üks vaimne vereringe, mis on seotud natukene ka selle ilmutusega, mida Jumal pastorile on andnud, ma pean ütlema ausalt, sest ma olen olnud erinevates pastorite kogudustes pastori rollis ja ma näen seda vaimset nagu mõju, mis alati selle ilmutusega, mida Jumal annab mingisse rolli astudes. Just, ja see kaasneb sellega, nii et see on ka see, millest osa saate ja võib-olla järgmine mõte siia juurde lühidalt öeldes, ma püüan ikka väga lühidalt teha, on see, et Jumal on igaühe tee sisse pannud annid. Kui sina küsiks minult, kas mina oskasin näiteks 20-aastasena öelda, et minult tuleb pastor, ma ütlen, no see on kõige, mitte hullemas, aga kõige vingemas unemas, ma ei osanud midagi sellist mõelda, sest ma üldse ei pannud sellist pilti kokku, aga see näitab seda, mida Jumal võib teha, kui sa järgid Jumala plaani. Täna ka sa võid mõelda, et noh, tead, mu elu on selline, ei tea, mis saab. Jumal toob need annid esile ja igaüks teist teenides, mina usun väga kindlalt seda, et igaüks teenides selle anniga, mida Jumal on sinu sisse pannud ja need ei ole ka selline lõplikult lukustatud annid, sest need pühavaimu annid varieeruvad vastavalt Jumala kutse kohaselt, igaühe tee elu läheb särama. See on minu kogemus, nii et ma ütlen tere tulemast paati meie perekonda ja me teeme siis seda väga lihtsalt, me hakkame ühest otsast pihta, Karin on juba siin ees valmis ja me palume teil õnnistus siis kordamööda ja lõpuks me ütleme need traditsioonilised õnnistussõnad. Just. Ja palun, Kai. Karin ja Kai. Ja me täname sind, kõikvõimas Jumal, Kai ees, keda sina isiklikult tunned ja ta nimi on eluraamatusse kirja pandud ja see on suur arm ja see, mida sina tema südame sisse oled pannud, las see hakkab ka nüüd valgusega välja paistma, siis ma tajun, et siia on pandud rohkem, kui sa praegu tajud seda. Siin on jumalik õnnistus ja tema vaimsus, mida ta tahab enam ja enam sinus esile tuua. Ja sellepärast me tahame sind väga õnnistada Jumala riiki ja ka sellesse kutsumusse, kuhu ta sind on kutsunud. Mitte ainult maiselt, vaid ka Jumala kuningriiki. Sa oled ära valitud, sa oled tema silmatera. Ole õnnistatud Jeesuse nimel. Selle meelevallaga, mida Jumal on mulle andnud, ma kõnelen nendele olukordadele sinu elus, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Rullige kokku ja hakake astuma. Jeesuse nimel las tulla muutus nendele olukordade, mis ei lähtu Jumalast, mille algjuur ei ole Jumalale toetamine ja ma tänan, et sina teed oma tööd, issand. Amen. Halleluuja. Isa, me tuleme Heljaga sinu ette ja isa, ma tänan, et sa oled teda kutsunud. Ma tänan, et sa oled tema südant eriliselt puudutanud ja Helja on kogu südames sind otsinud. Ja isa, ma tänan, et see on teekond, millele sa oled astunud. Ja Jumal õnnistab kõiges sinu ettevõtmisi ja sinu tulevikku. Sa ei pea enam midagi kartma, sest Jumal ütleb, mina olen sinuga ja mina olen sinu Jumal ja mina olen sinu kindlus, kelle peale sa võid loota ja su tee õnnestub. Ole õnnistatud Jeesuse nimel. See, mis sinu sees, mida Jumal on teinud, seda on märgata ja see, mida Jumala vaim nagu esile tõstab, on märka seda ise ja ole tänulik ja tunne rõõmu sellest, mida Jumal sinu ees, sinu sees väga isiklikult teeb. Amen. 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 Amen.
Ja see, mida Jumala vaim ütleb, et on see, et igaühe tee on väga erinev ja sinune tee on olnud selline täis kurve ja käänakuid. Ja seal on väga palju nagu neid kohti, kus sa oled piltlikult oma eluga küsida, et kas ma nüüd lendan sealt kurvist välja. Ja see, mida Jumala vaim sulle ütleb, et ole väga teadlik, et minu käsi on kaitsnud sind. Mitte, et kõik on läbi tasase tee läinud, aga minu käsi on seal olnud olemas väga selgelt, väga reaalselt. Ole teadlik minu kaitsest. Ja me lihtsalt õnnistame ja ütleme, tere tulemast Jumala kogudusse Jeesuse nimel. Ja veel ka, et Jumal ütleb sulle, et tõuse ja sa ära. Ja see, et ta on igavese armastusega sind armastanud ja kannab ka lõpuni. Ja ta paneb sul ühe sellise katte ümber, mida sul varem ei olnud ja sa vajasid, sul oli sellest puudus, aga nüüd on see kaitsekate sinu ümber ja sa võid väga rahus ja kindluses olla, et tema hoiab sind. On Kristiin, jah? Ja. Kas tead, et taevas rõõmustab sinu üle? Taevas rõõmutseb sinu üle. Ja kuidagi vaimus näen, et käed taevast sirutavadki sinu poole. Et sind tõmmata sellesse embusesse, mida saab pakkuda taevani isa sinule. Isiklikult sinu ellu, sinu tundemaailma, sinu emotsioonidesse. Tema on, kes teab kõike ja ei ole mõtet tema ees salata. Kui sa lähed kambrisse, siis kõnele julgesti. Tema on, kes kannab sind ja kui tema on ustav, ustavast ustavam, siis tema käed on sirutatud sinu pool alati. Ära anna järele, vaid mine julgelt nende käte vahele. Ja, see, mida mina tajun, on lihtsalt Jumala vaim ütleb minu sees, et juurdu Kristusesse. Sa ühtpidi oled nagu mõelda, et mis suunas nüüd eluga peaks minema. Ja see, mida Jumala vaim ütleb, juurdu, et kanda hiljem ühte head vilja ja üks püsivus tuleb selle sees esile. Ja sul on üks eriline kutse, aga su tee peale tuleb neid mingeid asju ette. Aga sa tea seda, ära unusta ära, et Jumal on sind kutsunud ja ta pannud sinu südamesse selle, et sa oled väga julge ja kindla otsuse teinud. Mine selle kutsega edasi, ära anna alla ja näe, mida Jumal teeb su elus. Amen. Armas Kerli, me tuleme issanda ette ja sa oled üks rõõmurull tegelikult. Ja sa oled meile ka olnud üks rõõmurull ja imeline laps Jumalale ja meile siin. Issand, ma tänan, et sa valad oma vaimu tema peale. Ma tänan, et su võidmine tuleb tema üle. See, mis on möödunud ja uued uksed avanevad sinu sees. Ja sa ei pea midagi kartma, vaid Jumala vägi on sinuga ja sa ei pea alla andma, sest Jumal on sinu jõud ja tugevus, sinu sõjariistad. Õpi neid kasutama, ütleb issand, võta need sõjariistad ja kasuta ja võida vaenlane ära. Sina ei pea kartma koljatit, vaid koljat peab kartma sind. Ja me õnnistame sind kogudusse ja selle võidmisega, mida Jumal on meile andnud Jeesuse nimel. Amen. Amen. See, mida mina tajusin, on see, et Jumal kallab ühte palsamit sinu üle. Et sa koged, kuidas see palsam imbub ja tervendab ja omab seda tervendavat mõju, milleks see läkitatud on, las see vabaneda Jeesuse nimel. Halleluuja. Sa oled nii nagu ühest põlevast lõkkest, mis on sümbol sellest maailmast, mis põleb täiesti meeletult. Jumal ütleb, ma olen sind välja tõmmanud sellest. Minul on meelevald ja vägi seda teha. Ja Jeesus on väga isiklikult sind välja tõmmanud ja ole väga sügavalt teadlik sellest, et pimedusel ei ole maad ega ruumi ja ära nõustu
pimeduse pakkumistega, sest alati võib tulla neid pakkumisi, aga sul on antud vabadus Kristuses öelda ei. See meelevald on olemas sul. Amen. Ja mina tajun, et taevane sõnum, et julge rohkem usaldada Jumalat. Mida enam sa usaldad, seda enam sa näed võita oma elus. Ma näen seda lõket, mida Kristjan palvetas. Aga pea meeles, et sellele lõkkele pead sa kogu aeg puid panema juurde, sest muidu sa ei põle. Aga sellel lõkkel on väga võimas toime ja kui see tuli põleb, siis sa tead väga hästi, mida see tähendab sinu ümbruskonnale, sinu inimestele, kes on sinu juures ja sellel on väga võimas kutse sinu elus. Sinu tee siia on olnud väga eriline, sest sa oled olnud üks vähestest nendest, kes on Jumalale teatud konkreetsed soovid pannud. Ja Jumala meeldetuletus seisneb sellest, mina olen kuulnud neid soove, ma olen märganud seda ja see jätkub. Ole selles mõttes väga tähelepanelik, mida sa palud oma ellu, sest ta tõepoolest kuuleb neid palved, mida sa palud. Et seal on üks võimekus täide minna üle selle jälle, kus sa täna oma elus oled. Aga las see säramine tulla esile sinu kogudusse kuulumise ja selle teenimise läbi, mille sisse Jumal saab sind tõmbama. Ja ma tänan, et Jumala kaitse on sinu elu üle. Et sa võid näha, et see, mis on läinud, see on läinud. Ja Jumal teeb jätkuvalt uut sinu elus väga isiklikul viisil. Selena, sa oled väga pehmes kohas, sa oled väga turvalises kohas. Me ei tea, mis su elus on olnud varasemalt, aga Jumal ütleb, nüüd sa oled väga turvalises kohas ja su ümber on inimesed, kes sind hoiavad, kes sind mõistavad, kes sind kaitsevad ja sa ei pea enam midagi kartma, sest nüüd juhin mina sinu elu. Oma auks on ta sind kujundanud ja kujundab. Marika. See, mida Jumala ütleb jälle, see ei ole juhus. Vahest me inimestena näeme oma elus asju sündivat, me ütleme, et võib-olla see läks nii, aga Jumala vaim ütleb jälle, see ei ole juhus ja see on üks selline turvaline sadam sinu jaoks, kus toimuvad protsessid, milles sa oled mõelnud, et kas see võiks minu elus esile tulla. Need kuidagi on olnud varjatud, aga Jumal ütleb siin selles kojas, need tulevad esile, sa näed nende täitumist ja Jumalal on vägi ja võimekus teha seda, sest tema plaan läheb täide. Ma näen, et sa oled nagu ühes paadis ja see on huvitav see, et sa istud selles paadis ja see laine viib sind. Ja see on huvitav, et sa oledki nagu usaldanud seda lainet ka, et olla selles paadis ja Jumal ütleb, et mina viin sinu paati. Ja see vaim, kes on sinu sees, see tahab siit välja tulla. Välja tulla nende andide läbi, mis Jumal sul on andnud. Ja tõesti pühavaimu vägev võidmine tulgu sinu üle, sinu elu üle, sinu järgnevate sammude üle. Ma kuidagi tajun, et Jumal otse kui pitseerib kuidagi kuhugi, ma ei tea millesse, aga kui mingi pitser tuleb sinu üle, kas uus võidmine, uus vägi või mis iganes, saagu see sündima issanda Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Vend Mati. Nagu pusletükk, mis otsib oma sobivust ja oma kohta, siis Jumal on asetanud sind ühte täiesti uude pilti oma plaanist lähtuvalt ja lihtsalt tajuma südames, et sa sobitud väga hästi. Vahest see, kuidas Jumal ja see, kuidas me iseennast näeme, on kaks eri asja, aga las pühavaimu vägi tulla ja lihtsalt ühendada neid, et sa enam ja enam näed iseennast Jumala pildist lähtuvalt. Ja see,
nagu inimlik osa, see jääb tahaplaanile, sest see ei määra. Määrab see, mida Jumal on mõelnud ja mingu see täide Jeesuse nimel. Halleluuja. Mati, Jumal on sulle väga palju andeid andnud ja sa oled tegija. Ja Jumal hindab seda, need, millega sa tema riigis töötad ja sa oled kogu südamega seda teinud ja sa ei ole niisama teinud, sa oled tõesti andnud Jumalale väga palju ja Jumal hindab sind ja õnnistab sind selle läbi ja jätkuvalt ole selles kutses, milles Jumal on sind pannud, sinu kätetöö, sinu õnnistatud käed, kus sa oma käed külge paned, see korda läheb. Mati, ole õnnistatud. See ei ole väline, vaid see on midagi sisemist, mida Jumal väga hindab sinu sees. Kusta. Jah. Isa taevas, ma lihtsalt palun, et sa puudutaks seda sisemist inimest, kus tuleks esile need muutused, mis on vaja, et kus ta saaks täiel rinnal käia seda Jumala plaani. Las need sidemed, mis on kinni hoidnud, las need pudeneda lihtsalt ära. Las ta taju, kuidas sinu sõnamõõk ja sinu vaim teeb reaalselt seda tööd, kuidas side haaval. Ta võib kogeda seda vabanemist, mis lähtub sinust. Ja me teame, et sa oled issand, kes teed täielikult vabaks. Ma kuulutan seda Jeesuse nimel sinu elu üle. Halleluuja. Ja ma sama praegu siin nägin korraga veel sellised nagu ämblikevõrke, siis Jeesuse Kristuse nimes, selles vaimu võidmises, mis on Jumalal sinu jaoks valmis pandud. Murrame igasuguse sellise, mis vaimses maailmas tahab sind kinni hoida. Sa kuulud täie õigusega Jeesusele Kristusele, et tema nime kuulsaks teha, mida on siin paigas, isiklikus elus ja seal, kus sa liigud, Jeesuse nimel. Ja et sa oled olnud Jumalale sõnakuulelik, siis sinul teedel tulevad uued asjad, lähevad lahti ja uued väljakutsed sinu elus. Ja Jumal ütleb, ma olen sinuga, Kusta, ära karda. Amen. Ma ei tea, kas see on Jumala huumor, aga see, mida Püha Vaim minu sees ütleb, et sa oled Jumala silmatera ja võib-olla sa mõtled, et väga suur silmatera. aga see on see, kuidas Jumal nagu näeb sinu hetke olukorda ja selle lähtuvuse põhjus on see, et talle meeldib su südame olukord. Et sa oled saanud kätte ühe mõõtme, mitte igaüks ei kanna seda automaatselt, aga sa oled saanud kätte ühe südame mõõtme, mille sees Jumal ütleb, et sa oled minu silmatera ja ma hoolitsen ja ma kannan sind väga selgelt oma armuga. Ja see, mis ma olen varem sulle öelnud juba, ma jälle tunnen oma südames, kuidas Jumal ütleb, sa oled minu armas jünger, sa oled tulnud minu jalge ette, et mind teenida ja sa oled ustava südamega mind teeninud. Ma õnnistan sinu südant, ma õnnistan sinu teekonda. Amen. Mina ei ole sulle midagi varem öelnud. aga enne kui siin hakati rääkima, tajusin, et issand ütleb sulle, et ma tahan sind õnnistada, sest sa oled mind õnnistanud. Ma ei tea, kuidas see on toimunud, aga see juba, mis on öeldud. Issand õnnistab sind rohkesti ja veel selle armastusega, millega sina teda armastad. Selle armastusega armastab ta sind vastu. Ole julge edasi liikuma. Amen. Mairi. See sõna, mida mul on tegelikult enne juba ütles, aga see sõna on see, et sa oled nagu üks lihvitud teemat, mida Jumal on peidetult ja varjatult lihvind. Ja see, mida Jumala vaim ütleb, et sa oled valmis. Sa oled valmis, et teenida ja seda sära esile tuua ja ole väga julge ja väga kindel selles ja vabastatud sellesse Jeesuse nimel. Jaa.
Jaa, Mairi, sul on väga tugev selline sõnaosa ja see ei ole niisama. Sul on mingi selline osa, mida teistel ei ole, just sõna jagamises ja Jumala sõna peale või piibli sõna peale rajamine, kus on isegi tundemaailm ja kõrvale, vaid sinu mõistus ütleb, nii on ja nii saab ja see on eeskujuks paljudele et raskustes, et nad ei toetu oma tunnete peale ja selle peale, mis on silmade ees, vaid nad toetuvad Jumala sõna peale ja Jumal on sulle sellise anni andnud, panna inimese toetuma täiesti Jumala sõna peale, vaatamata olukordadele. Aga nüüd ma tajun seda, et me murrame selle kartuse. See, milleks Jumal on siin kutsunud. Et nii nagu Jumal mulle endalegi ütleb seda, et ei ole andnud meile arguse vaimu, vaid mõistliku meele ja väevaimu. Ja et see julgemalt vabaneks sinu sees nende andide läbi. See ei ole ainult üks and, vaid mitmeid ande ja Jeesus, ma tänan sind, et sa annad selle julguse Mairile teha seda, milleks sina teda oled kutsunud, millise armastusega oled teda välja armastanud, millise armastusega sa oled ta ka otse kui siia kaitsevarju alla viinud ja toonud. Issand, et ta oleks selle edasikandja, mitte ainult endas hoidja, vaid edasikandja. Ja selleks me palume juba praegu ette valmistavat teed. Et nii nagu Risti Johannes valmistas Jeesusel teed, me palume, et see tee oleks ette valmistatud, et sa jõuab nendesse paikadesse ka, mitte ainult siin selle koguduse ja nende inimeste jaoks, vaid sinna, kuhu Jumal on siin tõeliselt näinud ja asetanud. Greta. See, mida mina tajusin, on see, et sind kutsutakse teenima. Mitte sellepärast, et on vajadus, vaid on kutse Jumala poolt sulle. Hakka teenima. Ja sa näed neid muutusi, mis saavad esile tulemas ja sa võid hiljem näha ja mõelda, et need on nagu teatud mingid märgid ja tunnustähed sinu usuteel, kus sa näed, mida Jumal selle läbi tegi ja see annab julgust ja kindlust minna koos Jumalaga edasi. Ja mina tajun, et siin on üks imeline süda. Sinu loomus, sinu isiksuses on midagi väga kaunist. Ma võiksin isegi öelda seda, et ka Jumal imetleb seda. Sa oled tema looming ja ta imetlebki seda loomingut, mis on võinud sinus kasvada, areneda. Ja ma ei tea, kui õige see on, aga millegipärast ma näen inimesi, kas lapsi, noori, või kuidagi ma näen seda liikumist sinu olemuse juures, olgu sinu olemus Jumala au välja kandmas ja seda, milleks tema sind on kutsunud ja juba ema ihust valmistanud. Tajun seda tunnetust, seda, et Jumal on ema ihust alates, on sind valmistanud ja et sa samamoodi julgesid nüüd välja astuda sellesse, kuhu ta on sind tõeliselt kutsunud. Midagi ei ole juhus siin maailmas ja üks teekond viib teiseni. Ja me astume ühelt rajalt teisele rajale ja Jumal on sind kutsunud selles etapis, ühest etapist teise etappi. Ja siin toimub üks peenhäälestus, et sa oled teinud juba eelnevalt, mida kõik on palvetatud, sa oled väga tubli olnud, aga siin toimub praegu peenhäälestus. Jumalal on siin selles koguduses sulle oma roll ja tunne ära, mis on see sinu osa. Mina võib-olla võin arvata, aga las Jumal kinnitada sinu sees, mida sina hakkad tõmbama, mida sa hakkad vedama ja see peenhäälestus on hästi oluline selles koguduses. Amen. No nii, Joosua. Sinu isana on eesõigus tervitada sind Viimsi kogudusse, aga samas vaimulikuna öelda seda, et see on taas see, et ühel viisil sa astud välja eeskujuna, et otsuste ja õigete otsuste vastuvõtmine on see, mis on mehelikkus, mis on Kristuse sarnasus ja see on see, mis enam ja enam vabaneb sinu elus. Ja Jumal kutsub sind väga selgelt
panustama, sest nii-öelda seda kõlab naljakalt öelda, aga Jumal ei loonud sind pingilistujaks. Sul on teenistus, sul on kutse, lihtsalt astu selle sisse ja see ajastus lihtsalt peab olema õige. See ajastus peab olema lihtsalt õige ja püha vaim juhib. Ja issand Jeesuse nimel me palume seda meelevalda sinu üle, seda julgust ja võidmist, et sa tõused sirge seljaga üles, sa tead, mis on sinu roll. Sina ei ole hea tagapingis istuja, sa oled eesminija ja andku sulle Jumal selleks ilmutust, väge ja julgust kasvada tema vaimus ja olla juht, mitte oodata teiste käest, vaid juhtida teisi. Jeesuse nimel las see võidmine tulla sinu üle, las see vägi voolata sinu üle. Joosua, Jeesuse Kristuse nimel. Su nimi ei ole niisama Joosua. Selles on üks kutse, mille Jumal on sulle andnud. Amen. Need on isa ema õnnistused. Aga Jumal õnnistused on ka. Kui sa tulid, siis ma nägin, et nagu oleks siin mingi selline medaljon või see on medaljon. Ja siis on see, et siin on kui see preestrite vanas seaduses antakse preestritele need rinnakilbid, et siin on kui rinnakilp, mida sa kannad ja sulle antakse kanda, et sa julgeksid neid vastu võtta. Ja siin on midagi peidetud, midagi rohkemat kui ainult kas see kogudus või see rahvas, et rinnakilp, preesterlik rinnakilp. Jumala võidmine. Amen. Sten, ma näen sellist kummalist pilti. Ma näen pilti ma näen pilti inimesest, kes ostis nagu viimasena pileti rongi peale. Ja see on tähendus sinust ja see, mida Jumala vaim ütleb, parem hilja kui mitte kunagi. Sa oled lõpuks selle otsuse ära otsustanud ja see on nagu pilt inimesest, kes tõesti viimasena ostab selle kassast pileti ja saab peale. Ja las toimuda see juurdumine ja need protsessid, mida Jumal on määranud, kui inimene saab osa sellest vereringest, sellest kaitsest ja las toimuda need muutused, mida elav Jumal selle läbi on mõelnud ja määranud ja lihtsalt püha vaim tõsta need esile ja puuduta, et Sten võiks olla sisemiselt väga teadlik sellest, mis toimub tema sees ja mida sina teed. Ja issand, tänan, et me võime ühiselt õnnistada Steni. Ja ta võib olla ka sinu võitu, ka sinu välja valitu. Mitte ükski ei ole sinu poolt välja valitud niisama, vaid selleks, et teha teed issandale. Ja ka sinul on antud teha midagi, mitte ainult siin maises, vaid ka vaimses maailmas, kuhu sa oled pikki aastaid küpsenud. Aga me vabastame selle siia vaimsesse maailma, mis kuulub tõeliselt Jumalale. Ei ole enam kahtlusi, vaid tõesti see töö, mida issand Jeesus on sinust teinud, ära anna alla nüüd, vaid mine lõpuni välja. Issand ootab otse, kui sa julgeksid järgneda talle igasse kohta. Ja samas ära unusta seda palvekambrit, milles issand on sinule kõnelemas. Ja avakutu su vaimsed silmad, kui sa sõna loed, et see avaneb uuel viisil. Issand, me ei taha jätta Steni, vaid tõesti mitmekordselt õnnistada, et see õnnistus, millega sa selle meie oled välja toonud, oma riiki, oma koguduse keskele, issand, et see sinu arm saaks lõpuni viidud Jeesuse nimel. Amen. Inimesed näevad, mis on väljas, aga Jumal näeb südamesse. Sven, ma kogesin sinu juures sellist erilist Jumala puudutust ja sellist väge, mis ma kogesin praegu, mis läbi Jumala tuli sulle sinu elu üle. Vahet ei ole, kas see on viimane pilet või oled sa seal kaua juba rongi peale istunud. Tähtis on see lõppotsus, mis on tehtud Jumala ees. See päästab ja see viib meid edasi. Aga iga samm, Sven, mida sa teed, Sten, meil on siin nii ühenimelised kõik. Sten, mida sa teed
see viib lähemale Jumala kutsesse ja seda rohkem väge sa hakkad kogema, mida rohkem sa neid samme teed. Sa oled ettevaatlikult teatud samme teinud, aga Jumal julgustab sind ära karda, aga mina mõistan sind ja mina ei kiirusta ka sind tagasi, teen mine oma tempos ja nii nagu sulle Jumal annab, aga tea, iga samm, mida sa teed, annab sulle väge. Ja. Sina oled see, kelle kohta Jumal on ühe sõna öelnud, mis käib selle koguduse kohta ja see on see, et ma läkitan inimesi, kes on sisemiselt pihta saanud ja ma teen terveks. Ja Jumal ütleb tõesti, ma teen sind sisemiselt terveks ja ma saan mõistusega juurde öelda, mina ei tea, miks ei ole see varem sündinud. Aga nüüd on see aeg käes, kus Jumal teeb sind terveks. Tema vägi teeb seda. Lahus kõigest sellest, kuidas inimlikult tundub või mida võiks arvata või oletada, see on Jumala isiklik töö sinu sees. Las olla vabastatud. Jeesuse nimel. Ja ta ütleb, et murtud südant tema ei murra ja suitsevat tahti tema ei kustuta ära. Kas sa tead? Suitsevat tahti tema ei kustuta ära. Olgu see sõna nüüd sinule. Suitsevat tahti ta ei kustuta ära ja las Jumal ise kõneleb sulle. Tal on oma eesmärk. Tal on oma eesmärk, et see saaks ellu viidud. Ja kui sina teda usaldad ja näed seda, et ta ei ole lõpetanud sinuga, siis sa lähed seda teed ja lähed uuel viisil ja uue võidmisega ja uue tarkusega, aga tarkus, mis on allutatud Kristusele Jeesusele. See südame murtus on olnud põhjendusega. Aga pea meeles seda, väga selgelt tajun seda. Tema ei kustuta suitsevat tahti. Vaid see, mis on, siis on temal see väärtus teha sind ja kanda sind veel väärtuslikumana, kui sa oled osanud seda arvestada. Ta on pannud sinu sisse selle väärtuse, mille kaudu sina saad ka õpetada ja julged viia teisi inimesi selle usalduseni, kuhu Jumal tahab viia. Et murtud süda ei jää murtuks, vaid selles saab paisma Jumala valgus. Tulgu Jumala rahu sinu üle, las see katku sind, las see kaitsku sind. Me anname sinu tulevikku Jumala kätesse. Küll tema kannab hoolt, ei tema jätta oma lapsi maha. Tema varjab sind, tema hoiab sind ja annab sulle tulevikku. Me õnnistame sind Jeesuse Kristuse nimel. Ja koos koguduses, olles siin, me oleme tugevad ja kantud ja hoitud. Ole sa väga hoitud. Amen. Nüüd me jääme kõik siia ette, me anname teile lilled üle ja tulge siia uuesti tagasi ilusasti ja anname teile siis need tunnistused ka, kes on ristitud, kes on kogudusse tuleb ja siis ärge ära minge, me teeme pärast teile ühise pildi ka koos lillede ja tunnistustega. Nii et Karin siis ütleb nime ja need on kõik need, kes on üks. Ütle nimega, aga siis meie kogudus saab teada, kes on kes. Ütle kõvemini, pange ta mikker peale. Karine. Ann-Kristiin Reimann. Nii, palju õnne. Ma annan pastori kätte. Kõvahäälselt. Gusta Kaja. Nii, tere tulemast kogudusse ja Jumala mõistest. Kerli Lang. Tere tulemast kogudusse.
Kai Kuusk. Sten Janko. Regina Rohan. Kristen Joosua Kalamägi. Greta Kalamägi. Marika Kumel. Tere südamest kogudust. Anname pildistajatele ka ruumi. Mati Kurrik. Tere südamest kogudust. Mairi Sepp. Tere südamest veel kord. Helje Tamm. Tere südamest kogudusse. Selena Kasur. Tere südamest. Argo Laul. Tere südamest. Toomas Telling. Ja siis on õnnistussõnad ka veel. Ja kas saaks, ma ei tea, kuidagi isegi... Ja kohe, jah. Ja kohe kannatust just. Palun, jääge üks hetk veel paigale, me teeme selle meedia kaudu ka ühe pildi. Istuge maha kõik teised, et kedagi rohkem peale ei jääks. Väga hea. Nii. Olemas, aitäh! Nii, aga õnnistussõnad teile veel. Minu poolt jääge veel kõik paigale. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu ja oma ligiolu Jeesuse nimel. Amen. Ja tere tulemast perekonda. Ja, aga nüüd... Ja, plaksuda! Väga äge. Ma usun, et nii palju aega meil täna veel laulame ühe laulu lõpuks koos ja siis me suundume kõik kohvikusse. Meid on ootamas väga head asjad seal.
siin su armu näen ja su tarkust imetlen. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiival. Ma siin su armu näen ja su tarkust imetlen. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiival. Sinu heldus on lõpmatu, põhjatu su halastus. Nii hea on sind tunda, su varju end peita, olla su tiival. Olla su tiival. Olla su tiival. Isa taevas, ma palun veel kord, et see pühavaimu töö, see jumalik mõju jääks meie kõikidega algavas nädalas. Las su vaim tõmmata meid tagasi mõtlema sellele, mida me oleme kuulnud, millest me oleme osa saanud ja me täname sinu armu eest. Amen. Kõik on oodatud kohvikusse, kus on üht-teist head paremat, saate tordist osa, kes on magusamaiad, supist saab osa ja siit vasakust poolsest minu poolt uksest saab sisse